ja kõige hullem oli see, et ma olin vetsu ukse juures ja ta fucking pidi vetsu minema, seega ma pidin kontakti looma temaga või noh, ma ei pidanud, aga tema pidi minuga, sest me kõik kuulsime, milline ta on. Tuleb mingi topsiga, kus on mingi veider, mingi vedeliku põhi on alles ja siis ta hakkab suruma. Ma ütlesin, hoia seda. Ma ütlesin nagu, pane ära see kuskil. Pane kraanikaussi joo alla, mulle tundub, et sul ei ole joogmisega probleeme. See viimane milliliter ei tohiks probleem olla sinu jaoks. Ja siis ta võtab minust füüsiliselt ühest käest kinni, üritab seda mulle kätte panna. Mul nagu ma ütlesin ei, tädi. Kui veits edul, et ma lõpuks saan aru, mida vägistamine tähendab. Ma ütlesin ei. Ja esiteks ma ei saa aru, mis tema nagu plaan oli, sest okei, ta nägi välja nagu ta ise valab korgijooki juurde endale. Sest muud moodi ta ei suuda kuskile juurde. Ja siis ta lootis, et ta annab mulle selle hoiuks, et ma ei panen alla ja olen ka nagu siin. Yes! Ja kõige parem oli see, et kui ma lõpuks seda ei võtnud, ma lihtsalt püüsin, et üritasin, et mina ei katsu sind, nagu see oli mingi veider kuredi, ma ei tea, mis maadluskunst, kus ma kontakti ei loo temaga. Ja ta ütles mulle lõpuks lihtsalt, kuradi pervar. Sina puutusid mind, ma üritasin eemale joosta, kuidas mina pervar olen? Nagu mis loogika see on, mingi tüüp tuleb kuradi munni näitama sulle, sa ütled, pane ära, kuradi liputaja. Ei lahe, et ära oleks nagu ma ütle tihti inimeste kohta kõndiv sitaukaga tolli. Lihtsalt töö otsa paneb puid peale. Kuredi inimene pangub põlemast. Lõpetan selle tädi koha. Ma olen nüüd päris asjad ju. Kuigi fakt on mul peas ikka. Vaatame, kes meil siin ees heas on. Tere neiud. Kuradi pervar tuli taga. Tere neiud. Mis sinu nimi on? Jaanika. Jaanika, kas ma võin ühe küsimuse sinu eest küsida? Noh, tulista. Näita, mis on parim, mida sa fucking küsida. See on väga julge just, et see jah, okei. Jaanika, kas sa enda arvates, kas kirjeldaksid ennast pigem kui koera inimese või kassi inimesena? Mulle meeldis su nagu hääle, koera? Kumb õige vastus on? Ei taha aus vastus. Ma lihtsalt tükk aega selle küsimuse peale, see on nagu selline stampasi, mida mingi kohtingutel ja asjadel küsitakse. Ma pikka aega mõtlesin, et kuradi lamp küsimus, mida sa saad sellest või nagu, et nagu sul millestki muust rääkida ei ole. Aga lõpuks ma olen aru saanud, et tegelikult see on sitaks hea küsimus. Sest esiteks, mis sa teada saad, on see, kas inimesele meeldivad koerad või kassid. Mis on juba väga palju informatsiooni. Ja teiseks nagu selle informatsiooni baasil ma olen aru saanud, et nagu inimesed käituvad väga sarnaselt nagu sellele loomale, mis neile sümpatiseerib. Näiteks kassinimesed on nagu suht nagu kassid, nagu kui sa elad kassinimesega koos, sa oled nagu kassiga koos. Kes on inimene, aga nagu kass. Nagu metafoori mõttes, kui su kass situb diivani peale, metafoori mõttes. Ja sa tuled koju, sa vaatad diivani peale sitt, aga sa vaatad kassile otsa, ta teeb täpselt sellist nägu, et nagu, lihtsalt lamab seal kraatsiliselt kuskil laua peal, lükkab jalaga ühe klaasi ka veel maha. Mina ei tea, miks mulle otsa vaatad? Sa nagu, sina tegid või? Kass suudab sul nagu su ajust nii keppida ka, et ta bluffib ära, vaata. Sa hakkad mõtlema, et perse äkki tema ei teinud. Ta vaatab mind sellise näoga, et äkki tema ei teinud. Ma elan üksinda kassiga, kes see? Kas ma situsin ise diivani peale? Kurdi Inception see ole. Isegi kui sa saaks kassi üles tunnistama, siis ta ei tunneks vaata mingit kuradi süüd sellest. Ta ütleb, jaa, okei, ma situsin diivani peale. Mis siis on? Kuhu ma siis sittuma pidin? Liivakasti või ma kusen sinna rõve. Mida sa eeldad minust? Vaata, ma fucking kraatseline. Ja isegi lõpuks, kui sa selle ära koristad, siis ta vaatab siin, päriselt koristad ära selle. Katse tõusta, sa oled ikka rõve, ma peaks ära kolima siit.
sina peaks välja kolima enda korterist, kus mina elan. aga see on nagu koeradega on palju lihtsam, kuidagi nagu koeraga seda teha, ta ei situ nagu niisama kuradi jolo pärast vaata kuskile tuppa, see peab olema mingi ülihädaolukord, nagu ta oli kokpitis, mõlemad tiivikud olid putsis,